Ja lugupeetud saalis viibijad, alustame Tallinna Õismäe gümnaasiumi Eesti Vabariigi hümni ning koolilaulu. Ja lõpetajate tervituseks on sõna Õismäe gümnaasiumi direktori Kaja Toomsalul. Üks väike rõõm, las olla igal päeval. Üks särav pilk, üks õis või rõkkav naer. Üks killukene pilvevaba taevast, et tühjana võiks näida rusuv vaev. Arusad päevakangelased, austatud lapsevanemad, lugupeetud kolleegid, austatud Haabersti linnaosa vanem Andrea Nimägi. Täna, 12. juunil 2020 saadab Tallinna Õismäe gümnaasium lendu oma 9. klasside lõpetajad. Sügisel ei teadnud me veel, et maailma tabab koroonaviirus, mis puudutas ka meie kõikide elu- ja töökorraldust. 3 kuud distantsõppes, liikumispiirangud, turvalisuse nõuded. Ära jäid ka teil lõpueksamid. Aga te saite hästi hakkama. Ja täna siin lõpuaktusel olles teadke, et üks etapp, kohustuslik põhiharidus on tänaseks läbi saanud, mille tõestuse saate siit lahkudes kaasa võtta lõputunnistuse näol. Lõputunnistuse kiitusega saavad Lisette Karofeld, Marie-Liis Latik, Marianne Nendel, Robin Pihlak ja Kertu Viljak. Aga palju häid sõnu jagub ka teistele õpilastele, kelle kooliaastad on möödunud tulemuslikult teadmisi omandades ja hästi aktiivselt koolielus osaledes. Kallid lõpetajad, kas teil on meeles oma esimene koolipäev? Esimene õpetaja, esimene tund. Kas sa mäletad seda väikest tüdrukut või poissi, kes ootusärevas põues koos ema-isaga tuli üle oma esimese kooliläve, kohtudes ka oma esimese klassijuhatajaga Annika Levit, Triin Leitsalu, Krista Jakobson. Ja kindlasti meeles ka nende sõnad. Ära karda, sa saad ju hakkama. Need 9 aastat
mil siin püüti teid harida, õpetust jagada, selgitada, tähelepanu juhtida, kaitsta, veenda, pragada ja mida kõike veel on nüüd tänaseks möödas. Millised need aastad olid teile, teie vanematele, õpetajatele? Tegelikult on kõikidel osapooltel olemas oma arvamus, oma kogemused, mida kogetud ja arusaam sellest, milline on tulemus ja kas see meid rahuldab. Jah, nii see peabki olema, sest igaühel peab olema oma eesmärk. Ma olen kindel, et meil kõigil on meie ootused alati kõrgemad kui saavutatud tulemused. Teie klassijuhataja Tiiu Kork on öelnud, 9. A-klassis on taibukad, rõõmsameelsed lapsed. Nad on head suhtlejad, osavad läbirääkijad. Nende peale saab alati loota. Koolis on ju tähtis see, et lapsed õpiksid hästi, osaleksid aktiivselt üritustel, elavdaksid koolielu, esindaksid kooli nii olümpiaadidel kui spordivõistlustel. Ja seda kõik on 9. A-klass teinud. Ja teinud väga edukalt. Nad on suutelised pingutama heade tulemuste nimel. Nad on klass, kes hoiab kokku. Need on lapsed, kes oskavad tänulikud olla oma õpetajatele ja vanematele. Armsad päevakangelased, teie, kes siin täna istute, ajage selg sirgu. Leidke päris oma mõtte, millele edaspidi toetuda ja järgige seda. Teist kõigist leidub palju rohkem, kui te olete senini seda välja näidanud. Sest teadke, et keskpärane on tõesti olla hea, mugav, turvaline, aga laiendada tuleb just neid raame, mis ei lähe vastuollu aususe, vastutustunde, kohustuse, õigusega, inimlikkusega. Raame, mis aitavad end arendada, tuleb avardada. Ainult riske võttes saate edasi minna ja paremaks muutuda. Austatud vanemad, õnne ka teile. Teadke, et teie pojad, tütred on igaüks üksikult väga tublid, suure südamega. Olge neile veel kauaks ajaks nõuandjateks. Kui on vaja, ulatage abikäsi, aga laske neil ise ka oma plaane teha. Kindlasti jätkugu teil alati armastust oma lapsele. Ta võib olla edukas, aga mitte sellist suurimat hingeomadust ei saada mitte kuskilt mujalt, kui seda, mida annab talle ema-isa armastus. Lugupeetud kolleegid, tean, et see, mida te teete, on raske, keeruline, kulutav. Aga kui täna tulemuseks on rõõmsasilmsed 9. A-õpilased, siis te leiate, et tegelikult ei ole ükski minut kulutatud ajast tühja läinud. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Aitäh teile, kallid kolleegid. Toredat pidupäeva teile kõigile. Aitäh! Järgmise on sõna linnaosa vanemat Andrea Nimägi. Tervist ka minu poolt ja suurimad õnnesoovid kõikidele lõpetajatele, lugupeetud direktor. Hea koolipere, palju õnne teile selle puhul, et üks kena ja tark klass on taas kord lõpetamas. Ja kui me enne teadsime, mis on hellus ja mis on hool, siis nüüd me teame, mis on ka e-kool. Tõepoolest, see IT-lahenduste jutt on üle Eesti olnud alati väga põhiline, et me oleme arvutis, me teame läbi Skype'i kõike, aga tänavu teie olete tegelikult need, kes päriselt panite selle proovile. Ja ma arvan, et me saime siiralt hästi hakkama. Lisaks sellele, et teie saite hästi hakkama, said ka kooli juhid ja õpetajad sellise raske olukorraga väga-väga hästi hakkama. Aga ometi ma siiralt loodan, et see on esimene ja viimane kord, kui te peate nii suurte vahedega istuma siin saalis.
ja kuskil mujal ka. Aga kui kooli direktor ütles enne, et ära jäid ka põhikooli eksamid, siis ma nägin ka mõnda muiet siin saalis, nii et lõppkokkuvõttes vist see koroonakriis tõi ka mõnda positiivset asja. Igatahes ma siiralt loodan, et üheskoos saame kõikidest nendest muredest üle, mis meil on siin viimasel ajal olnud. Ja plussiks on teie puhul ka see, et muutunud maailm andis teile kätte nii mõnedki kaardid, mida minuealistel enam ei ole. Minul on oma valikud tehtud, on see nii halb kui hea see olema siis võiks. Aga teie, head lõpetajad, mõelge natukene ka sellele, et mida see kriis meile õpetas. Mis on see, mis on maailmas veel puudu, Eestis puudu, kuidas meie riiki veel paremini arendada, kuidas võib-olla arendada veel rohkem õpetamist, kuidas teha kõike seda, kui juhtub, et tavapärane elu ei saagi jätkuda. Igatahes teie saite hakkama ja aastate pärast, kui te jälle kokku saate, siis te saate teha nii-öelda nukiga siukse hip-hopi tervituse ja öelda, et tervist koroona lõpetaja, sest need te olete. Palju-palju õnne teile, kõiki ilusat ja suur-suur aitäh, Kaja ja kõik koolipere, sest tehtud on tõepoolest uskumatult ägedat tööd. Edu ja jõudu teile! Ja ma sooviksin ka tänada Abresti linnaosa valitsuse poolt lugupeetud direktorit selle tehtud töö eest. Ja 8. klasside nimel tervitab teid Anna Rutt Pakkuise. Tere, kallid 9. klassi lõpetajad. Lõpuks on teil põhikool läbi. Kõik need 9 aastat, mind olete kõvasti tööd teinud, et siia jõuda, on seda väärt olnud. Sellel aastal on lõpetamine teistsugune. Ei ole suurt lõpupidu ega eksameid, kuid ma arvan, et paljudele teile sobis, et eksamid ei toimunud. Aga isegi erakorralise olukorra ajal on põhikooli lõpetamine pidulikult ning rõõmsalt. Ning te suundute edasi. Mõned teist jäävad siia õppima ning teised lähevad mujal õpinguid jätkama. Kõik teie saavutused, mida te olete siiamaani saavutanud, algasid kusagilt koolist. Kas siit Tallinna Õismäe gümnaasiumist või kusagilt mujalt. Austasite 1. klassi rõõmsalt, elevilt ning uudishimuga. Õppisite kirjatähed selgeks õppima, õppisite kirjatähti kirjutama, õppisite arvutama ning lugema. Saite põhioskused selgeks, liikusite edasi 2., 3., 4., 5., 6., 7. ning 8. klassi. Ja siis oli korraga käes 9. klass. Kui mõelda 9 aasta peale, siis see tundub kui väga pikk ajaperiood, kuid see möödus teile väga kiiresti ning enamus teile möödus see heade mälestustega, mille te võtate eluks ajaks kaasa. Nii et kõik, kes olete täna siin 9. klassi ära lõpetanud, tubli. Soovime teile palju edu tulevikus ning suuri saavutusi. Ja käes on aktuse oodatim hetk. Lõpetajate saate kätte lõputunnistused. Tallinna Õismäe gümnaasiumi direktori käskkirja veab ette kooli arendusjuht Jaan Õispuu. Põhikooli riiklik õppekava paragrahv 23, lõike 1 ja 2 ja Tallinna Õismäe gümnaasiumi põhimääruse paragrahv 22, lõike 2, punkti 22 alusel ning tulenevalt Tallinna Õismäe gümnaasiumi õppenõukogu 8. juuni 2020 otsusest lugeda põhikool lõpetanuks ja anda kätte põhikooli lõputunnistus järgmistele lõpetajatele. 9. A klass. Mari Isabel Allipärg,
kiituskiri väga hea õppimise eest, ainekiituskiri inglise keeles, bioloogias, vene keeles, ajaloos, keemias, kirjanduses, geograafias, füüsikas ja ühiskonnaõpetuses. Tänukiri kooli esindamise eest spordivõistlustel. Autasustatakse raamatuga. Tänukiri vanematele. Madis Altvälja. Ainekiituskiri inglise keeles ja vene keeles. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Tänukiri vanematele. Brent Berenson. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Lisette Karafeld lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Ainekiituskiri inglise keeles, vene keeles, ajaloos, keemias, kirjanduses, füüsikas, geograafias ja ühiskonnaõpetuses. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Autasustatakse raamatuga. Tänukiri vanematele. Ädu Melani Kirs. Kooli aukiri hea õppimise eest. Ainekiituskiri ajaloos, ühiskonnaõpetuses, keemias, füüsikas ja kunstiõpetuses. Autasustatakse raamatuga. Tänukiri vanematele. Ketlin Korb. Ainekiituskiri inglise keeles. Kerli Kožurov. Ainekiituskiri vene keeles, kirjanduses ja ühiskonnaõpetuses. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Maria Kuldmaa. Oliver Kuuskler. Ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Karl Donatihu Lainela. Ainekiituskiri inglise keeles ja ühiskonnaõpetuses. Marie-Liis Lattik. Lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Ainekiituskiri inglise keeles, matemaatikas, bioloogias, vene keeles, ajaloos, keemias, eesti keeles, kirjanduses, geograafias, füüsikas ja ühiskonnaõpetuses. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Autasustatakse raamatuga. Tänukiri vanematele. Kertu Keitlin Laur. Kiituskiri väga hea õppimise eest. Ainekiituskiri inglise keeles, saksa keeles, keemias, kirjanduses ja ühiskonnaõpetuses. Tänukiri kooli esindamise eest spordivõistlustel. Autasustatakse raamatuga. Tänukiri vanematele.
Marii Liiksmann, tänukiri kooli esindamise eest spordivõistlustel. Karmen Linask, kooli aukiri hea õppimise eest, ainekiituskiri inglise keeles, saksa keeles, keemias, füüsikas ja bioloogias. Autasustatakse raamatuga Tänukiri vanematele. Remi Mäeots, kiituskiri väga hea õppimise eest, ainekiituskiri inglise keeles, füüsikas ja matemaatikas. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Autasustatakse raamatuga Tänukiri vanematele. Marianne Mendel lõpetab põhikooli kiitusega, kiituskiri väga hea õppimise eest, ainekiituskiri inglise keeles, käsitöös, matemaatikas, bioloogias, vene keeles, ajaloos, keemias, eesti keeles, kirjanduses, geograafias, füüsikas ja ühiskonnaõpetuses. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Autasustatakse raamatuga Tänukiri vanematele. Kulruksara Begim Naimitinova, ainekiituskiri inglise keeles, keemias ja ühiskonnaõpetuses. Uku Kaarel Neemere, ainekiituskiri inglise keeles, kirjanduses, keemias ja ühiskonnaõpetuses. Autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Villem-Erik Nittim, kiituskiri väga hea õppimise eest, ainekiituskiri saksa keeles, matemaatikas, bioloogias, vene keeles, ajaloos, keemias, eesti keeles, kirjanduses ja ühiskonnaõpetuses. Autasustatakse raamatuga Tänukiri vanematele. Robin Pihlak lõpetab põhikooli kiitusega, kiituskiri väga hea õppimise eest, ainekiituskiri inglise keeles, vene keeles, ajaloos, keemias, kirjanduses, füüsikas, geograafias ja ühiskonnaõpetuses. Tänukiri kooli esindamise eest spordivõistlustel. Autasustatakse raamatuga Tänukiri vanematele. Rasmus Raudla, autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Stefan Karl Seppel, autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Jaanika Varik, autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Juhan Varik, autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane.
Gregor Veiper, autasustatakse karikaga põhikooli parim sportlane. Kertu Viljak lõpetab põhikooli kiitusega. Kiituskiri väga hea õppimise eest, ainekiituskiri inglise keeles, matemaatikas, vene keeles, ajaloos, keemias, eesti keeles, kirjanduses, geograafias, füüsikas ja ühiskonnaõpetuses. Tänukiri kooli esindamise eest spordivõistlustel. Autasustatakse raamatuga. Tänukiri vanematele. Käskirjale on alla kirjutanud direktor Kahe Toomsalu. Nii. Ja kõige lõpetuseks tahan ka tänada teie klassijuhatajat, õpetaja Tiiu Kolk. Nüüd on sõna meie lõpetajatel. Nende nimel kõneb Ädu Melanie Kirs. Veel olen laps, kes päiksekiiri püüab ja virveid veel. Mind tuulehoopki nimepidi hüüab, nii tihti veel. Veel olen laps, kel nähes lepalindu kõik meelest kaob, pihk haarab õhku, silmad täis on indu ja süda taob. Veel olen laps, kes kõige elele ruttab, mis särav näis, kes näoli maas üht õit võib taga nutta, peod lilli täis. Selle luuletuse lävel kirjutas Ellen Niit 1952. aastal. Ta oli siis 24-aastane ja elas hoopis teistsugusel ajal. Siiski usun ma, et selle luuletuse sisu käib ka tänapäeva inimeste kohta. Eriti just meie, tänaste lõpetajate kohta. Mida ma sellega öelda tahan, on see, et meil ei ole vaja kiirusta ja väikeste asjade üle pabistada. Tõsi, nüüd on meil vaja langetada tähtsad otsused ja käes on aeg oma tuleviku peale mõelda. Kuid siiski, me oleme veel lapsed ja me ei pea muretsema liigsete asjade üle, vaid peaksime hoopis oma kooliaastaid täiega nautima. Head õpetajad, klassijuhatajad, direktor, kallid lõpetajad. Me lõpetame põhikooli erakordsel aastal, mida jäädakse meenutama uskumatute lugudega sellest, kuidas maailm korraga muutus. Mõne kuuga saime teada, et juhtuda võib see, mida pidasime võimatuks. Kui ma oleks teile mõned kuud tagasi öelnud, et meil tegib olukord, milles praegu elame, ei oleks te mind uskunud. Eksamid jäid ära. Kindlasti juhtus veel paljudki muud, mis mõjutas maailma. Aga ma ei räägi sellest maailmast. Ma räägin meie kui õpilaste, kui laste maailmast, mida majanduskriis, töötus ja ranged reeglid nii palju ei mõjutagi. Meie maailmas on olulisel kohal hoopis midagi muud kui bensiini hinna mittelangemine. Meie maailmas on olulised inimesed, meie pere, meie sõbrad, meie kooli ja klassikaaslased ja loomulikult meie õpetajad. Mis meie maailmas muutus oli see, et järsku vahetasid tavapärased asjad oma koha. Kool, kuhu keegi hommikul vara minna ei tahtnud, muutus kohaks, mille järele igatseti. Õpetajad, kellega suhtlesime alati näost näkku ja harvadel juhtudel ka meili teel, on järsku saanud meie sõpradeks Facebookis. Meie telefonides on alati esimesel kohal olnud vanemate number, aga see on nüüd asendunud Tiiu omaga, sest alati, kui midagi juhtus või kellegi igav oli, sai Tiiule helistatud. Nii sõpru kui klassikaaslasi, keda nägime iga päev, näeme täna üle pika aja esimest korda. Kallid õpetajad, te olete teinud meiega väga palju tööd, kindlasti ka vaeva näinud ja usun, et tundnud ka rõõmu. Aitäh teile! Klassijuhatajad on olnud need, kes vahel sõna otseses mõttes on pidanud meid käekäral õiges suunas juhatama. Suur tänu teile! Kallis Tiiu, sa oled olnud meie kõrval, meie selja taga ja seisnud meie eest. Me oleme sulle selle eest südames tänulikud ja et sa ka edaspidi saaksid oma kallitel õpilastel sekundi murdosa täpsusega silma peal hoida, on meil sulle 9. A-klassi poolt üks väike, kuid väga silmapaistev kingitus. Lubas endale üle anda aastale 2020 kohaselt kontaktivabalt, kuid suure aplausiga. Aitäh! Ja sõna järg on klassijuhatajal Tiiu Kordil.
natukene. Ädul oli nii võimas kõne, et ma ei oskagi siit kohe jätkata. Kallid õpetajad, armsad lõpetajad. Kõik need aastad, kui ma olen teiega olnud ja enne arenguvestlusi käinud õpetajate juures ja küsinud, et kuidas teil läheb, siis nad alati on öelnud mulle ühte ja sama. Sinu omad on nii tublid. Nagu te teate, siis need lapsed on kõik natukene aega õpetaja omad, kui ta on klassijuhataja. Seda oli hästi tore kõik need aastad kuulda. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas ühed lapsed saavad nii tubliks. Mõtlesin, et mis aasta see oli, 2003, 2004, kui te sündisite, siis guugeldasin natuke, vaatasin, mingeid erilisi sündmusi ei olnudki sellel aastal, aga siis ma nägin, et 2004 olid Ateenas olümpiamängud. Äkki te saite väikse pisiku spordi tegemiseks sealt juba kaasa, sest te olete olnud ja tänavu aasta saite tubliks spordiklassiks ka ja te olete olnud tublid kõik need aastad. Siis ma mõtlesin veel, kuidas ühed lapsed nii tubliks saavad. Kindlasti kodud, ilma toredate vanemateta, ilma kodutoetuseta. Sellist tulemust kindlasti ei tule, nagu täna on näha. Direktor küsis, et kas te mäletate oma esimest õpetajat. Ma arvan, et see on üks kõige toredam mälestus üldse teil kooliajast, teie esimesed õpetajad. Kui ma lugesin neid kokkuvõtteid, mis te olete kirjutanud algklassides, siis need olid nii suure armastuse ja soojusega kirjutatud oma õpetajast, oma klassikaaslastest ja see oli nii tore lugemine. Ja ma sain aru, et algklasside õpetajad olid teile juba väga-väga varakult süstinud sisse seda õpihimu ja teadmiste janu, sest see on kõik need aastad teil kaasas käinud. Ma arvan, et minul on olnud teiega kerge, aga teil minuga ei olegi nii kerge olnud, sest alati me kohtume kas seal all keldris või aeroobikasaalis või võimlas. Ja selle võrra on koormus langenud, kuna aktiivsem pool selles vanuses on ikka tüdrukud, siis aktiivsetele tüdrukutele, kes on pidanud võib-olla natuke suurema koormuse endale võtma ürituste ja muude sündmuste organiseerimisel, aga ma arvan, et mõnikord olete olnud ka väsinud poiste torkimisest, et nad ka igal pool kaasa teeksid, aga ma arvan, et see tuleb teile kasuks edaspidi elus. Ja mul on meeles üks asi, kui ma lõpetasime teiega koos 5. klassi ja me olime jällegi võimlas ja ma tegin teile koogi ja ütlesin, et tunnistused on käes, nüüd võite kooki süüa, siis ma kujutasin ette, et kõik jooksuga lähevad sinna laua juurde ja siis ma vaatan, et poisid istuvad. Ja ma alles pärast sain aru, et millised džentelmenid on poisid teie klassis tüdrukud. Ja see jättis nii sügava mulje mulle, et sellist nagu kollektiivset intelligentsust on ka kodus raske kasvatada, see peab tulema ikka kaasa ka koolist ja teie õpetajatelt. Ma tänan teie lapsevanemaid, kes on teinud kooliga koostööd, tänan õpetajaid, kes on olnud kannatlikud ja väga mõistvad. Ja meie kool on tuntud väga empaatia võimeliste õpetajate poolest ja lastevanematel on olnud hea valik.
et teid meie kooli panna ja me ootame teid tagasi sügisel meie toredasse kollektiivi ja soovin teile ilusat suve ja puhkust peale seda rasket tööd. Aitäh teile! Enne veel, kui me suundume välja pildistama, kuuleme 9. A-klassi esituses Karli Taukari lugu 7 tuule poole. Väikses kuuma maantee, samu plaate kuulame. Lõputult on aega, en võib aega asjata. Ei tee suuri plaane, kui kokku saame, siis sõidame. 7 tuule poole, nende poole ei jätame. Nüüd palun tõusta lõpetajate saalist säilimiseks püsti.